tere kallid kodukokad, minu nimi on Aleksander, ma olen Toiduakadeemia peakokk ja tere tulemast Toiduakadeemia virtuaalkoolitusele. Täna me teeme koos teiega taikööki. Selleks hetkeks, kui te seda videot vaatate, peaks teil ka kohal olema Toiduakadeemia toidupakk ja vaataks ka koos, mis siin ka sees on. Siin on siis kastis meil 100 kastme pasta, maasikad, taipannkoogi jahusegu, mõned banaanid, aedviljad, muna, 100 kastme marinaad, vokikaste, kana, mõned vardad, kondenspiim, kookospiim, retseptid ja rapsiõli. Roogade tegemiseks läheb meil vaja ühte väikest potti, ühte kaanega potti, panni, mõned kausid, üks kohvitass, üks väiksem taldrik, üks suurem taldrik, natuke fooliumit, lõikelaud, nuga, mõned kahvlid, noad, kahvlid, lusikad ja pannilabidas. Nendest komponentidest täna me valmistame siis satai kanavardad, aedviljavokk, keedame riisi ja magustoiduks tai pannkoogid koos maasikate ja banaanidega. Taiköögi eripära on siis see, et me serveerime kõik koos, sest sharing on caring ja me istume koos rõõmsalt lauda ja hakkame sööma. Aega see võtab umbes 1,5 tundi. Selle asjana muidugi peseme kõik ilusasti käed ära. Aedviljad võtame siit kotist välja. Siin on üks laim, sellerit, rohelist sibulat, mõned porgandid, juikapsas, valge sibul, natukene ingverit ja ka šampinjonid. Need elemendid võiks kõik korralikult läbi pesta, enne kui me neid hakkima hakkame. Seened on nagu švamm, neid ei tahaks väga pesta. Nad tõmbavad liiga palju niiskus, siis pärast nad ei maitse nii hästi. Et tavalise käte ja paberiga lihtsalt puhastame nad ära. Ja alustame satai vardade tegemisega. Selle jaoks on meil siin kana. Võtame kana pakist välja. Vaatame, kus sisefilee ühendub rinnafileega ja lõikame ta ära. Kiud sisefileel jookseb teistpidi ja meil on vaja pikki kiudu kanafileed hakata lõikama. Umbes 0,5 sentimeetrilised viilud ja siis ka sisefilee samamoodi. Võib natukene paksemalt, ta küpseb kiiremini. Peale seda, kui kana on ilusasti viilutatud, võtame ette meie kanavardad ja hakkame kana vardasse ajama. Me lõikasime pikki kiudu just sellepärast, et me teeme sellise väikse S-kuju, kui me kana vardasse ajame. Takistab siis kanal vardal välja hüpata, siis kui me teda praadima hakkame. Kui filee on lapiti, siis ma hakkan ühest servast teisi liikuma. Ja kui saan terve varda ilusasti täis, asetan ta vormi. Töö on natukene aeganõudev ja võib julgelt lapsed appi kutsuda. Kui kana on vardasse aetud, on aeg marinaat teha. Me oleme teie jaoks valmis teinud satee marinaadi, et selle tühjendame ühte suuremasse kaussi. Lisame ühe tassitäie vett, umbes 200 milliliitrit ja segame korralikult läbi. Peale segames kallame julgelt kanale peale ja kasutame käsi, segame nad korralikult, et marinaad ilusasti igale poole satuks. Kana võiks marinaadis seista umbes tund aega toatemperatuuril ja ma katan ta fooliumiga ära. Võtame siia kõrvale. Nii kaua, kui kana meil marineerub, alustame aedvilja vokiga. 15 aastat kokana töötanud ja mul on kõik näpud alles, kuidas ma seda saavutasin.
ma ei hoia kunagi kätt sellisel kujul. On väga ohtlik. Käsi on sellisel kujul, et näpuotsad vaatavad sissepoole. Nuga toetan nukkide vastu ja alati tunnetan, kus nuga on. Alustame selleri lõikamisest. Selleri võiks lõigata väikse diagonaallõikega ja umbes poole sentimeetri paksused. Diagonaalselt selle jaoks, et ta oleks natuke pikem. Taiköögis on siis tähtis, et kõik aedviljad oleks umbes sama pikad. Just sellepärast, et oleks ilus vaadata ja mõnus süüa. Roheline sibul siis umbes 4 sentimeetrilised tükid. Seened lõikame pooleks ja lõikame sektorid. Kasutades koorimisnuga, koorime ära porgandi ja ingverit on kõige kergem koorida siis teelusikaga. Kuidas mitte nutta, kui sibulat koorida, lõigata? Lase kellelgi teisel lõigata. Mul on väga vänge, võib ka külma vee alt läbi lasta. See aitab natuke, ta teeb eeterlikud õlid natuke paksemaks ja siis nad aurustuvad vähem ja natuke vähem on nutmist. Aga 100% versiooni sellest ei ole. Lõikame sellised sektorid ja laseme tal ilusasti sellisteks lootsikuteks laiali kukkuda. Porgandi lõikame 4 sentimeetrilise viilud ja teeme sellised kangid. Edasi nui kapsas viilutame ära umbes poole sentimeetrised viilud jälle ja viiludest lõikame jälle kangid. Et umbes nad kõik oleks siis ühe suurused. Alati peab produkti proovima ka. Ingveri viilutame nii peenelt kui võimalik. See nüüd ei ole nii suur kui teised aedviljad, et nii suurt ingveri tükki ei ole väga meeldiv hamba alla saada. Siis kui aedviljad on ilusasti lõigatud, paneme nad korra kõrvale, nad jäävad siis meil panni ootama. Ja alustame siis pannkoogi taigna tegemisega. Selle jaoks on meil vaja pannu jahusegu. Lisa 1,5 tassi vett või 300 milliliitrit ja siis lisame laimimahla. Kuidas saab laimimahla välja laimist väga kiiresti ja mõnusalt on see, et me rullime teda korra. Ja rullima siis peaks suht suure tugevusega nii, et laim ole mõnusalt pehme. Lõikame ta pooleks ja lisame pool laimimahlast. Võime ka kasutada kahvlit, et rohkem välja saada. Lisame laimivee jahusegule ja lisame ka ühe muna. Seda on hea segada vispliga, kui visplit ei ole, sobib ka kahvel. Konsistents võiks olla siis hapukoore laadne. Kui meil kõik külmtöötlus on tehtud, taig on valmis, kana marineeritud, aedviljad hakitud, me hakkame nüüd riisi keetma. Ja täna ma näitan teile, kuidas saaks potis keeta riisi nii, et pott ei kõrbe, aga vett ei ole vaja ära kallata. Siin on meil basmati riis. Lisame ta siia potti. Ja siis me peame selle riisi lihtsalt ära pesema. Pesema peab siis külma veega hästi ettevaatlikult ja umbes 4 korda. Vett hakkame lisama äärest, sest riisitera on pikk ja peenike ja me ei taha neid riisiterasi katki teha. Pesemine on siis selle jaoks tähtis, et kogu mustus ja lahtine tärklis eemaldada. Ja kallame musta vee ettevaatlikult ära, nii et me riisi välja ei kalla. Ja uuesti. Riisi võib siis pesta nii kaua, kuni vesi on ilus ja selge. Riisi pesemist on vaja lisada siia vett. Vett peab lisama 1
näpu võrra rohkem kui riisi. See on siis riisi keetmisel see, et me paneme alguses täis tulele. Riisil ei ole vaja lisada soola, riisil on oma naturaalne maitse, mis on selline mõnus pähkline. Riisi selle keetmisprotsessi juures ei ole vaja kordagi segada. Siis kui meil riis on keemise temperatuuri saavutanud, keerame ta poole väiksema peale, katame ära kaanega ja paneme kella 15 minuti peale. Alustame siis pannkookide praadimisega. Lisame siis pannile rapsiõli, aga mitte kõik. Natukene. Ühes supilusikatäie eest, täitsa piisab. Hakkame vaikselt siis küpsetama. Suurus võiks olla umbes 10 sentimeetrit. Tajame ta mõnusalt niimoodi laiali. Vahepeal piilume, et ta oleks ilus kuldpruun. Peale viimase pannkoogi küpsetamist oleks vaja pannkoogid fooliumiga katta. Kui pannkoogid meil ilusasti valmis ja puhkavad, alustame siis kanavarda praadimisega. Ajame panni alguses kuumaks ja siis lisame külma õli natukene. Me ei taha, et õli liiga kuum oleks, sest marinaad on suhkruga ja suhkur teeb seda, mida suhkur teeb, kui teda kuumutada. Ta hakkab karamelliseeruma. Et seda vältida, me tõmbame panni temperatuuri külma õliga natukene alla ja siis alles hakkame vardaid peale sätitama. Kui kodus on ahi, on kergem panna ahjuplaadi peale, ahju panna 190 kraadi ja 12 minutit küpsetada. Riis hakkab kohe valmistama. Kana oleks vaja siis praadida kuldpruuniks. Ja võtab aega umbes 2-3 minutit. Mõlemad poolt. Kui kana mõlemad poolt ilus kuldne, sätitame taldriku peale puhkama. Kui me kanaga praeme, võime ka alustada satai kastme tegemisega. Selle jaoks on 400 grammi kookospiima. Paneme väikesesse potti ja ajame keema. Kui kookospiim on ilusasti keema läinud, hakkame lisama satai kastme pastat ainult ühe lusika haaval. Peale esimese lusika lisamist korralikult läbi segada ja siis lisame järgmise. Segama peab siis nii kaua, kuni pasta on mõnusaks kreemiaks muutunud ja kõik tükid on ära sulanud. Võib-olla kasutada lusikat, kui teil kodus on ka vispel, teeb asja natukene kergemaks. Pokis lisame natukene õli ja ajame panni kuumaks. Viljade lisamisjärjekord on väga tähtis, sest neil on erinevad küpsemisajad. Et alustame sibulast, lisame selleri, porgandi, nui, kapsa, seened. Igat aedvilja võiks praadida umbes 2 minutit, siis lisame vokikastme ja kuumutame veel 2 minutit. Viimasena läheb ingver ja roheline sibul. Magustoidu serveerimisel kasutame banaane ja maasikaid. Need oleks vaja kindlasti ära loputada. Maasikad lõikame sektoriteks ja banaanid lihtsalt viilutame ära. Banaanid maitsevad paremini ilma kooreta, et koorime nad ära ja siis viilutame. Paneme kondentspiimaga ilusasti kaussi. Hakkame serveerima.
tubli töö ja head isu!